The Daily Wire on koondanud 50–60% oma töötajatest. See ongi kõik. See on parempoolse meedia lõpp. Nad on lõpuks oma allakäigu äärel tänu Ben Shapirole, parempoolsele Iisraeli toetajale, kes on olnud Ameerikale nii ohtlik. Ja see oleks tõsi, kui sa kuulaksid ja tegelikult usuksid ühtegi sõna sellest, mida Candace Owens ütleb. Sest üllatus, just tema on väidetavalt see, kes selle loo avalikustas, rääkides kogu maailmale, kuidas Daily Wire jälle allamäge läheb. Isegi Nick Fuentes ütles, et Candace Owens, sa tõesti rebisid Daily Wire'i täiesti laiali. Sa tõesti põletasid selle maja maha, kui lahkusid. Ja kuulge, me peame sellest rääkima, sest Candace Owens on praeguseks hetkeks lihtsalt täiesti paadunud valetaja, nagu me kõik teame. Aga räägime ka sellest, mis toimub Daily Wire'is, sest see paistab inimesi lausa maniakaalselt huvitavat. Ja kes oleks parem sellest rääkima kui Jeremy Boring? Neile, kes ei tea, kes see on, ta oli kunagi üks Daily Wire'i juhte. Ta lahkus hiljuti ja on käivitanud uue saate, mis mulle väga meeldib. Vaatame korraks tema mõtteid selle loo kohta. Aga mis veelgi olulisem, täna sukeldume Candace Owensi läbinisti valelikesse taktikatesse, sellesse, kuidas ta inimesi manipuleerib. Ja oota korraks, tead mis? Enne kui vaatame Jeremy Boringu videot, vaatame üle selle väikese klipi, mille ta postitas. Neile, kes ei ole Candace Owensi saagaga tuttavad, tuletan meelde, teil on vedanud. Ta on viimased paar kuud pidevalt Erika Kuki rünnanud, tekitades Erikale tohutult palju segadust. Ja see on see, mida see naine julges teha. Aga jällegi, see on Candace Owensi meetod. Muide, tere tulemast saatesse Pushback, mina olen teie saatejuht Meira K. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, aga mis veelgi olulisem, tõstke selle video populaarsust, sest nii jõuab see rohkemate inimesteni. Kõik, mida peate tegema, on vajutada hype-nuppu ja ma oleksin selle eest väga tänulik. Okei, vaatame nüüd Candace. Ja proovides üksi tegutseda. Samal ajal mängivad nad ikka veel seda mängu, püüdes ajakirjandust panna minu ja mu pere vastu tegutsema. Kui ma ütlen, et see on olnud lakkamatu rünnak minu elu vastu, siis just seda ma mõtlen. Ja ma arvan tõesti, et on aeg need dokumendid avalikustada, et inimesed saaksid ise lugeda, mida mu pere on läbi elanud. Sest mul on tunne, et ma peaksin tegema sarja nagu ellujäämine Daily Wire'is. Inimesed lihtsalt ei saa aru, mis see olnud on. Ja me pole kunagi neile samaga vastanud. Me pole kunagi seda teinud. Kõik, mida nad kunagi kokku panid, oli nende enda peas loodud vandenõuteooria. Me pole kunagi ebaausalt käitunud ja te ei saa aru. Me oleme nii suured ohvrid, meil on nii raske. Meie pere on pidanud taluma nii suurt ahistamist. Mul on kahju. Mida sa arvad, mida Charlie Cooki pere praegu läbi elab? Või kõik need teised inimesed, keda sa vastutustundetult lihtsalt süüdistasid ja välja tõid, et võib-olla nemad olid Charlie Cooki mõrvarid? Mida sa arvad, mida Erika või tema lapsed tunnevad? Sa tahad, et me tunneksime kaasa? Jah, sa tahad, et me tunneksime kaasa. Mida sa oled Daily Wire'ile teinud? Vaata, kuidas sa neid ründad. Sa ütled, et sa pole kunagi ebaausalt käitunud. Sa oled käitunud uskumatult, alatult ja ebaausalt, aga me teame, et see on tõsi. Vaatame, mida Jeremy Boring selle teema kohta ütles. Aga ma arvan, et peame enne veel natuke rohkem Candace'i videoid vaatama, sest on oluline mõista konteksti, mida ta välja tõi. Kõnesid hakkas tulema. E-kirjad hakkasid saabuma seoses Daily Wire'i koondamistega, mis minu teada algasid neljapäeval ja jätkusid tegelikult ka reedel. On märke, et need võivad tegelikult jätkuda ka täna ja see oli täielik veresaun, ärge laske neil seda ilustada. Räägin tervetest osakondadest, olulistest inimestest firmas, juristidest, operatiivjuhist, tegevase presidendist, praktiliselt kogu turundusosakonnast. Tootmismeeskond on nüüdseks kahanenud vaid miinimumkoosseisuks. Keegi polnud kaitstud, isegi Benni meeskond polnud kaitstud. Mark Safe. Olgu. Ta ütleb siin, et toimub täielik veresaun. Kõik lastakse lahti. Ja ta jätab mulje, nagu oleks Daily Wire täielikult läbi kukkunud. Neil pole raha, kõik laguneb koost. Seda ta vihjabki. Ja taas, tema on see, kes minu arvates peaaegu kindlasti selle loo avalikustas. Probleem on selles, et see pole mitte ainult faktuaalselt vale, see ei ole 50–60% töötajatest, vaid see on ka meediaettevõtete puhul tavaline, et kui inimesi vallandatakse või meediamaastik muutub, siis see polegi meeldiv asi. Vaadake, kas te olete märganud tehisintellekti? Kas te olete märganud neid muutusi, mis toimuvad Ameerika meediamaastikul kohe ja otseselt? Taskuhäälingud, usalduse vähenemine ja kõik, mis meie ümber muutub. Kas te kõik olete seda märganud? Midagi huvitavat, mida tähele panna, on just Daily Wire'i puhul. Teil on Candiced ja Tuckerid ja Nick Fuentes, kes muudavad oma seisukohti üles-alla. Nick Fuentes on järsku demokraat. Candice on see. Aga Daily Wire on jäänud väga kindlaks oma uskumustele. Nad pole muutunud.
kui vaadata Daily Wire'i ja seda, mille eest nad seisavad ja millesse nad usuvad, siis igaüks neist kommentaatoritest on jäänud sellele joonele truuks. Nad on tegelikult tõestanud end uskumatult usaldusväärse uudisteallikana. Aga kas Ameerika on muutunud? Kas inimesed ei taha enam samamoodi kuulata Iisraeli pooldavaid hääli? Mitte, et kõik Daily Wire'is oleksid Iisraeli poolt. Jah, kindlasti. Ja kas see on midagi, millega nad peavad arvestama? Väga palju. Kas tehisintellekt muudab turundus- ja juristide meeskondade jaoks mängu täielikult? Jah, see muudab seda oluliselt. Aga sellest ta siin ei räägi. Ta üritab jätta mulje, et sa ei saa aru. Kõik laguneb Daily Wire'i jaoks koost. See on täielik katastroof. Nende lõpp on käes. Aga see ongi see, mida ta teeb. Ta võtab mingi narratiivi. Ta võtab mingi kindla fakti ja muudab selle sensatsiooniliseks ning kohandab seda vastavalt oma eesmärgile. Asi ei ole selles, et see oleks kuidagi kahetsusväärne, et tema paksud tiimikaaslased, kellega ta varem koos töötas, koondatakse ettevõttest, sest majandus ja olukord muutuvad. Vend Daily Wire on allakäiguteel ja ausalt öeldes on seda üsna vastik vaadata. Isegi tema meeskonna üks režissööridest vallandati. See oli jõhker. Olen kokku lugenud umbes 54 inimest, kes kaotasid töö alates tippudest kuni kõige madalamateni. Ja see on alles selles laines, sest nagu me kõik teame, on see kestnud juba mõnda aega. Märgid on juba ammu olnud õhus. See on olnud väga kummaline, meedia kõige halvemini hoitud saladus. Nii et asi on selles. Theo Vaughn on madala IQ-ga vandenõuteoreetik. Jah, okei, me ei hakka ülejäänud ideot vaatama, aga see oli see, millega ta välja tuli. Tead, ma olen kokku lugenud vähemalt 54 inimest. Vaatame, mida Jeremy Boring selle kõige kohta ütleb. Kas olete valmis? Lähme. Eelmisel nädalal tuli uudis, et Daily Wire, ettevõte, mille ma asutasin 11 aastat tagasi koos Ben Shapiro ja Caleb Robinsoniga, koondas mitu töötajat. Tegelikult oli uudis selles, et nad koondasid üle 50% oma töötajatest ja selle uudise avaldas endine Daily Wire'i saatejuht Candace Owens. Candice muutis hiljem oma raportit öeldes: kuulen, et see oli pigem umbes 60%. Täielik veresaun. Daily Wire'i peatoimetaja Brent Shore tegi hiljem päeval avalduse vaidlustades Candice'i raporti. Ta ütles: jah, ettevõttes olid täna koondamised. See on alati väga raske. Ei, see ei olnud kaugeltki 50% ettevõttest. See on hullumeelne. Ja samuti hullumeelne seda ilma kontrollimata postitada. Nüüd ei ole ma enam Daily Wire'i aktiivne liige. Ma ei suhtle ettevõttega regulaarselt ega üheski ametlikus rollis. Samas, ma tunnen endiselt paljusid inimesi ettevõttes, kellest paljud ma isiklikult palkasin ja kellest paljud said koondamiste käigus kinga. Üldiselt on mul selles loos üsna hea ülevaade. Mul on lihtne eristada fakte väljamõeldisest. Jah, ma ütleksin, et Jeremy Boring teab üsna palju sellest, kuidas Daily Wire toimib. Kas sa ei ütleks, et võib-olla isegi rohkem kui Candace? See annab mulle tohutu eelise enamiku internetis olevate inimeste ees, kes üritavad vastuolulistest teadetest aru saada. Mitmete ettevõtte sees ja väljas olevate allikate sõnul lasti lahti veidi alla 50 inimese. Ma ei saa kindlalt öelda, kui suur protsent see praegusel hetkel Daily Wire'i töötajatest on, aga see pole kindlasti 60%. See pole kindlasti 50% ega ka 40% või isegi 30%. Kui ma natuke üle aasta tagasi lahkusin, oli meil umbes 275 töötajat. Arvutage see välja. Oletame, et see on 250. Kui palju, mu sõbrad, on 50 inimest 250? Kas keegi teist oskab seda arvutada? See ei ole 50, seda võin ma teile öelda. Mõned vallandati varsti pärast minu lahkumist, kuid palju teisi on sellest ajast peale tööle võetud, nagu igaüks, kes jälgib konservatiivset meediat internetis, võiks kergesti teada saada. Talendid nagu Isabel Brown, Matt Fradd ja Ben Dominic. Ja Daily Wire teeb endiselt filme, avaldab uudiseid, toodab saateid ja teeb kõike seda, mida Michael Knowles teeb. Kõik see selleks, et öelda, Candace'i kajastus, kui seda üldse saab kajastuseks nimetada, on valelik kajastus. Või vähemalt ekslik kajastus. Ekslik kajastus võiks olla Candace'i autobiograafia nimi. Pagan küll. Ei, ma ei nimetaks seda ekslikuks. See pole õiglane. See on tahtlikult eksitav kajastus. Väga suur vahe. Kui uudiseks on see, kui palju inimesi sinu lemmik või mitte lemmikmeedia ettevõttest vallandati, siis valeandmete esitamine ei tundu eriti oluline. Ma mõtlen, kindlasti on see oluline iga ühele, kes eelmisel nädalal Daily Wire'is töö kaotas. Ja see on minu jaoks isiklikult oluline. Paljud neist, kes vallandati, on minu sõbrad. Üks neist on olnud mu sõber 22 aastat. Aga see pole eriti oluline uudisena ega ka Candace'i miljonitele fännidele, välja arvatud see, et see annab neile vale võidutunde. Ma ütlen vale, sest neil on nii liialdatud arusaam numbritest, kui ka selle tõttu liialdatud kindlustunne, et Daily Wire on läbi saanud. Just.
see ongi kogu mõte. Ta jätab mulje, et vaadake mehed, me suutsime kurja vaenlase kukutada, kuigi see pole tõsi. Ja ma arvan, et see on kõige olulisem asi, mida meeles pidada. See, et koondamine oli väga kurb ja kahetsusväärne. Aga ta on suutnud selle loo esitada nii, et see kõlab nagu midagi, mis tegelikult ei toimu, andes oma publikule selle võidutunde. Ja lõpuks parim uudis, mida ma kunagi näinud olen, umbes selline asi. Aga tegelikult toimub midagi muud. Nad muudavad oma strateegiaid ja seda, mida nad sisu jaoks teevad, mis on täiesti normaalne. See ei ole. See lugu toob esile laiemat valeliku kajastamise nähtust, mis on internetis väga levinud. Jah, sulle räägitakse iga päev asju, mis lihtsalt ei vasta tõele. Ja internetis on üha raskem eristada fakte väljamõeldistest. Valesid on kõige lihtsam märgata siis, kui need käivad sinu kohta. Avaliku elu tegelaste jaoks, isegi nende jaoks, kelle tuntus pole eriti suur, nagu minul, on nende kohta valetamine tavaline asi. Seal kusagil on üks tõbras, kelle kogu äri seisneb selles, et ta reageerib igale loole minu kohta, väites, et mul on kohutav tupee, kuigi tegelikult on mul suurepärane juukse siirdamine Postli kliinikust. Väga soovitan. Asi on selles. Internetis valetamine, olgu see siis trollimise või mingi poliitilise agenda edendamise eesmärgil, on väga reaalne nähtus. Nüüd on lihtne valesid märgata, kui väited käivad sinu enda, kellegi isiklikult tuttava või mõne valdkonna kohta, milles oled ekspert. Võib-olla oled seda ise kogenud. Võib-olla oled sõjaväes ja vaatad mõnda sõjafilmi. Sa suudad kohe kõik vead välja tuua. See mees ei hoia oma vintpüssi õigesti. See ohvitser ei kanna õiget lindikest või midagi sellist. Või võib-olla avad mõne veebilehe või uudistäpi ja satud artikli peale mõnel muul teemal, milles oled õppinud ekspert. Või loo peale sündmusest, milles sul on vahetud teadmised. Või inimesest, keda tead isiklikult. Vead ja vale kajastus saavad sulle kohe selgeks. Sul langevad justkui soomused silmadelt. Ja hetkeks saad aru, et enamik sellest, mida sa uudistes või vähemalt internetis loed, on lihtsalt jama. Aga kui sa oled nagu enamik inimesi, siis peatad sa oma kahtlused uuesti kohe, kui loed mõnda lugu. Teemal, millest sa mitte midagi ei tea. Ja just sellele Candice loodabki. Ta arvestab sellega, et sa ei tea, mis toimub, nii et kõik, mida sulle esitatakse, on sensatsiooniliseks väänatud. Kogu selle asja iroonia on muidugi see, et nii paljud inimesed otsivad tegelikult tõele keskendunud uudistekanaleid. Nad tahavad lihtsalt inimesi, keda nad saavad usaldada. Ja ma arvan, see on suur osa sellest, mida me siin teeme. See on lihtsalt ehe ja aus ning inimesed tahavad seda, aga tema ei suuda end tagasi hoida. Ja ausalt öeldes, üks suur põhjus, miks ma sellesse sattusin, on see, et ma töötasin varasemalt paljude nende meediategelastega. Nii et väga kiiresti, kui ma uudiseid loen, näen ma, mis on vale, mis on pettus ja mis tegelikult kulisside taga toimub. Aga enamikul inimestel ei ole seda võimet ära tunda, kui midagi on valesti. Kui ma näen sellist lugu nagu Daily Wire vallandab 50% oma töötajatest ja kõik laguneb, siis ma tean, et see ei ole tõsi, sest mul on arusaam, kuidas meediamaastik toimib. Mul on arusaam arengutest ja muutustest, mis toimuvad ja mul on ka arusaam, kuidas Daily Wire ise toimib. See on midagi, millest on väga puudus ja inimesed ei saa sellest aru. Mida rohkem liigume keerulisemasse veebipõhisesse reaalsusesse, seda olulisemaks muutub inimeste vajadus omada asjatundlikkust, mõista, mida nad rakendavad, ning olla võimelised valesid välja tooma ja jälgima järjepidevuse puudumist. See ei ole kunagi seotud sellega, mida Candice tegelikult ütleb või mida ükskõik milline neist valetavatest taskuhäälingu tegijatest räägib. Oluline on see, kuidas nad seda teevad. Ja kui sa omandad need oskused, et öelda, oota korraks, siin on vale, siin on vale, siin on vale, siin on vale. Ta väidab, et ta ründab kedagi ja räägib, kui kohutav on see, et tema pere isikuandmeid avaldatakse, samal ajal, kui ta ise jälitab teist perekonda. See on manipuleerimine. Ta väidab avalikult, et midagi toimub, aga ta ei esita kunagi fakte. Oota korraks, võib-olla see pole usaldusväärne. See on oskus, mida me kõik peame arendama. Võime küsida, millised mustrid siin on peale nende asjade, mida tegelikult öeldakse. Sest siis, isegi kui sa pole koondamiste või Daily Wire'i või selle tegeliku olukorra ekspert, saad kiiresti öelda, võib-olla see ei tule allikast, mida ma usaldan. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.